rõhkusi absoluudina ja teinekord pannakse ilusti siia ka juurde see, et on B ja siis on ABS on ju nii-öelda, see on siis tuleb sõnastada absoluutne või siis ka lihtsalt A-täht. A, see on siis absoluutne. Aga me igapäevatöös me kasutame manomeetrid ja siis me näeme nii-öelda seda ülerõhku. Ehk kui manomeeter näitab meile 5 paari, siis absoluutrõhuväärtuses on ta siis nii-öelda see 6 paari. Väga hea, kui see tehniline informatsioon on nii hea, et ta paneb siia sulgudesse juurde kas siis A või G tähe. A siis tuleb see siis nagu absoluut ja G tuleb siis inglise keeles sõnast gauge ehk siis see on manomeetri. Gauge tähendab siis seda manomeetrit. Kui tihti peaks neid digitaalseid manomeetreid taotlema? Kord aastas. Pakkan sulle välja. See tead, see oleneb sellest, palju kasutatakse. Palju sa füüsiliselt seda kasutad, et sa mõõdad seda rõhku, palju ta seal autos seal nii-öelda, see rappub seal taga kongis on ju, kuidas tööinimene seda kohvrit sul tõstab, kas ta paneb sul ilusti siia laua peale või see, et ta teeb sul uksed lahti ja siis ta seda kohati niimoodi viskab on ju, et see on tead nii ja naa. Ma ütleksin, et korra aastas kindlasti, kui sa tunned, et mehed või tähendab kasutust on palju, mehed ei viitsi nagu väga ei hoolitse selle eest, käib see niimoodi kolaki ja kolaki, noh siis võiks nagu vist natuke tihedam. Siis on olemas veel, nagu meil on paarid, ikkagi ameeriklased ja inglased tahavad olla natukene teistsugused, et siis on meil olemas veel ka muid ülikuid, et on olemas siig, pole balls per square each gauge, inglise keeles. Üks siig on meil siis 0,068 paari, ehk kui meil kompressor nii-öeldes töötab 406 psiiga, siis see tähendab seda, et jämelduseks on 28 paari, ehk see on siis maksimumrõhk. Et jällegi, kui tuleb kuskilt kaugelt maalt